Kujuta ette, suvi, ilus ilm, lasteaias istuvad 2 2-aastast liivakastis. Ja järsku üks nendest avastab, et tema labidas on läinud, et teine võttis ilma luba küsimata. Kui ta avastab, et labidat ei ole, ta krabab seda ära ja jõuga võtab tagasi. Ja see teine hakkab nutma selle peale. Ja siis tuleb kasvataja ja hakkab nende peale pahandama, et ei tohi, kakelda ei tohi, poisid ei nuta. See, millest me täna rääkida tahame, on siis kontaktihäired. Mis ma tahtsin selle looga demonstreerida, on terve reaktsioon. Et kui keegi läheb mulle üle piiri ja võtab mu asju, ma läheb vihasega ja ma võtan tagasi oma asju. Ja kui see teine laps, kes hakkas nutma, et kui keegi võtab mu käest labidat niimoodi järsku, ma olen kurb ja ma nutan. Just. Ja kui keegi tuleb meid keelama ja meile ütlema, et ei ole okei vihastada ja olla kurb, siis seda me hakkame kandma kaasas. Täpselt selline kirjutamata reegel. Ja neid selliseid kogumeid keeldudest ja teadetest, millised me peaksime olema tulevikus, võib-olla millised me peaksime olema juba lapsena, mitte tulevikus, siis neid, ma arvan, koguneb iga päev. Kui me nüüd täna tooksime selle loo täiskasvanu inimeste vahelisse suhtesse või kontakti, et kuidas see siis seal välja näeks. Näiteks tööl. Keegi töötajatest või juht tuleb oma töötaja juurde ja ma ei tea, kärgib või siis käsutab või siis ütleb, miks sa seda valesti tegid. Ja teine, kes tunneb enda vastu viha või siis näeb, et nüüd on vihane reaktsioon, siis sellel hetkel võib ta täiesti ära külmuda või hanguda sellepärast, et ta ei oska selles situatsioonis käituda. Ta ei oska ennast kaitsta, ta ei oska põhjendada, ta ei suuda kriitikale vastata ja sealt tekib kontaktihäire ka tööl või siis kodus, näiteks, ma ei tea, 2 elukaaslase vahel või abikaasade vahel. Kui üks neist nõuab midagi, siis teine kas kohe teeb, sest ta on harjunud kogu aeg tegema, ise teades, et ma seda teha tegelikult praegu ei soovi. Ja ei ütle seda välja ja nii võib olla siis teistpidi samamoodi naisel oma mehele mingid nõudmise ja mees oma looga tuleb kaasa samamoodi oma mõttemustrite ja muudega, mis ta lapsest peale kaasa on saanud, mida mitte välja öelda ja mida kõike ta peab tegema, et seda suhet hoida. Et kui me täiskasvanud elame, meil kogu aeg tekivad tundeid ja terve oleks, kui me oskaksime neid tundeid tuvastada, et näiteks mina olen ärritunud, see on kerge viha ja oskaksime midagi ette võtma, mis me oleme näinud meie tugigruppides. Mis on üks ärevuse aluseid samamoodi. Täpselt, et see emotsioon jääb kinni, et inimene ei ela selle välja. Siis hakkavad tekkima näiteks lihaste pingeid. Kui inimene tahab ei öelda, aga mingi põhjusel ei ütle, siis tal hakkavad siin näiteks valud tekkima. Et see võib olla küll see, et kui kuskilgi on see moment, et ta võiks öelda ei, siis ta mitte kunagi ei ütle, sest ta ei teagi, mis üldse ei võib-olla tema elus tähendab. Täpselt, et see nii varakult oli keelatud, et inimene ei arenenud seda võimekust. Või näiteks me hästi palju Eestis räägitakse tubli tüdruku sündroomist, et millest selline tekib? Kasvatatakse meid nii, et don't cause the trouble, ole hea laps, õpi kõik viied. Sellest võiksin kohe tunde rääkida, et enda kogemusest, kuidas ikkagi oligi see, et alla 5 ei võinudki ükski hinne olla koolis. Ja tänu sellele tuli kogu aeg see, et ma ei ole, et siin peab paremini, mis minul hakkas minu arust kannatama sellest tänu sellele oli ikkagi selline järjepidevus, sellepärast, et kui ma midagi tegin, siis ma selle hetkel suutsin keskenduda ainult ühele asjale, pärast seda ma väsisin, kuna neid olekseid või neid, mida kõike ma peaksin tegema veel paremini, oli juba nii palju, et see ka tohutult väsitab. Ja see tekitab väga palju ärevust, sest kui sa oled väsinud ja sa lähed järgmist asja tegema, siis sa oled juba ette ärev, et kas ma saan selle järgmise asjaga hakkama. Vahet ei ole, on see siis töö, on see trenn, on see laste kasvatamine, on see suhe, et see võib igal pool niimoodi välja lüüa, sest siin peas on kogu aeg, mida ma veel peaksin paremini tegema, kuidas ma veel peaksin paremini tegema. Ja meie ärevuse grupis samamoodi, mis me oleme teinud, väga paljud tulevad just sellega, et ei, ma ei ole nii piisav, ehk siis sellest areneb ka välja, et ma ei ole piisav, ehk siis kogu aeg
on vaja teha paremini, veel paremini, et ja kõiki erinevaid asju on vaja teha paremini. Ja kui jõuad kohale, kui juba saavutasid mingi eesmärki, see ei too rahuldust, siis kohe see eesmärk hüppab hops kõrgemale. Järgmine ja mitte kunagi seda hetke, et nüüd olen okei, ei tule. Jah, vot siis tulevad need meeletud, mina isegi mäletan ikkagi sellised pingepeavalud, millest ma eelmine kord ka rääkisin ja kõik see kehalised aistingud, kus sa lihtsalt enam ei saagi aru, kas kehas on rahu või ei ole, sa oled kogu aeg sellises alerdi seisundis. Minul ei olnud sellist nõudmisi vanematelt, aga teine väga suur pool on olnud, et ei tohtnud. Mul ei olnud võimalik öelda ei. Et üks vanematest oli hästi autoritaarne ja tema reegel oli reegel. Ja ma ei õppinud seda, et ma võin ei öelda. Ja just kui käin mööda maailma selle teadmisega kaasa, et tegelikult minu ei tähenda mitte midagi. Ja mingi hetk ma andsin alla, et pole mõtet siin niikuinii kuskil keegi suurem ja jõuakam ja mul ei ole võimalik ei öelda. Et ma pidin täitsa teadlikult õppima, kuidas proovida ei öelda ja vaadata, mis saab, sest tegelikult mitte midagi hullu ei saa. Aga kui... Muidugi seal on oht see, et kui sa ei saanud ei hakkad ütlema. No see on ka teraapia periood, kõigepealt lähed sinna, siis tuled tagasi ja mingi hetk tuled, kes leiad oma optimaalselt. Ja, sest sealt see hüpe sellesse, et okei, nüüd mul on võimalus ei öelda, on hästi selline huvitav, kus siis inimesed võivadki hakati praktiseerima ainult ei, on ju. 3-aastane ongi. Ükskõik mis on ei. Me oleme isegi nimekirju lasknud teha meie grupiliikmetel ja ma arvan ka klientidele, et milline ma peaksin olema või mida kõike ma peaksin tegema vist on ju. Et siis need nimekirjad tulevad üllatavalt pikalt. Mäletad, meie oleme isegi koolis tegime, mäletad ükskord ja siis lõpuks viskasime need sinna lõkkesse, et nüüd meil neid enam ei ole, järgmine hommik tõusime üles, ikka olid meiega kaasas, et selles mõttes nendega võib igasuguseid asju teha, aga ma arvan, esimene asi on teadlikkus ikkagi, et me üldse saame aru, et need meiega kaasas käivad. Ma olen teinud midagi sarnast oma teraapiate konnas, et minu ülesanne oli, et kirjuta välja kõik oma rollid ja ma kirjutasin, ma olen, ma ei tea, õde, naine, ema, töötaja ja siis ma pidin neid nõudmisi kirjutama ja siis kui ma nägin neid nimekirja, siis nagu issand jumal, siin nagu 100 inimest, kuidas see on võimalik. See oli väga suur sügi avastamine, nii palju ootusi iseendale panen. Jah, just, et tegelikult eesti keeles väga hea sõna, ma ennem unustasin ära, ootused iseendale. Ja need ootused ikkagi, need on need, mida me siis üle võtame oma esivanematelt, võiks öelda nii, või isegi need ei pea esivanematelt olema, need võivad olla just seal samas lasteaias, koolis ja töökohas juba hiljem on ju, aga just see lapsepõlves me alustame, kõik algab ikkagi perest ja siis sellest keskkonnast, kus me kasvame ja nende samade ootustega, mis meil siis iseendale sealt, mis meile justkui pannakse, me need neelame alla, okei, selline ma peangi olema, sest muud infot mul ju ei ole, kui see, mida mulle räägitakse ja kus keskkonnas ma olen. Et see mehhanism, kuidas me õpime, on täpselt sama. Vanemad midagi meile ütlevad ja niimoodi me õpime. See laps on väga vastuvõtlik ja ta võtab igasugu reeglid endaga kaasa. Niimoodi ta kasvab olla siin sotsiaalne inimene. Aga ta ei suuda eraldada. Ja mõned nendest ta enam ei suuda eraldada ja kui ta kasvab suuremaks, siis on see juba töö vaadata, kas ma ikka tahan jätta selle reegli või ma enam ei taha niimoodi. Ma arvan, et meist paljud ei taju üldsegi, et need reeglid või need ootused meiega igapäevaselt kaasas käivad. Kas väljendavad ärevusena, depressioonina, tohutu pingetena, kehaliste aistingutena. Et siis hakkab inimene võib-olla vaatama, et oota, minuga midagi toimub, et päris kõik ei ole õige. Või vähemalt ma ei tunne ennast nii hästi. Et siis saab inimene hakata üldse vaatama, et mis need kõik ootused on, mida ta on alla neelanud ja iseendale siis jätnud, et need on nüüd minu omad. Ja siia tooks enda lugu natukene, kui ma olin kui mul oli üks laps, ma veel sain hakkama, aga kui mul sündis teine laps, siis ma täitsa kollaps oli. Räägid, mis ootused sul olid siis? Kui oli veel mees ja laps, ma sain hakkama. Et pidin kokkama, pidin koristama, mis iganes ma endale ette kujutasin kõike, mis ma pean tegema. Kui tuli teine laps, siis seda oli liiga palju, et üks laps peab magama, teine teeb müra, sest ta on pisikene. Siis ma ei saa seda kontrollida, kõike on nii palju, et üks hetk mul tekkiski depressioon.
et seda oli liiga palju, mu keha enam ei suutnud need kõik ootused kanda ja. Okei, ehk siis see, mis sa ennem rääkisid, et see, mis sa lapsepõlvest kaasa võtsid, et ei saa öelda, siis seal sa ei suutnud mitte üheski kohas ei öelda. Ma isegi ei tajunud, et ma võiks, et see nii autopiloodil on, et sa elad seda ja mõtled, okei, sellega sain hakkama, üks veel asi sain hakkama. Kui me räägime kontaktist, on ju, et kus see koht oleks, kus see kontakt tegelikult seal sinu ja abikaasa vahel läks? Seal minu puhul isiklikult oli see, et ma ei olnud teadlik oma vajadustest üldse, mul ei olnud kontakti iseendaga veel. Et ma ei teadnud, mis ma ise vajan. Ma mõtlesin, et kõigepealt ma teen neid asju, mis peab tegema ja siis võib-olla jõuan oma asju mõelda. Läbi selle, et me oleme neelanud alla need ootused, siis me tegelikult ei tea seal taga oma vajadusi, eks? Täpselt. Mingi hetk ei tule, et kõik ootused on täidetud. Kui võtta neid ootuseid pere konteksti, pere mudelisse ja näiteks võtame pere, ema, isa ja laps. Ja kui pere on terve, siis laps teab, mida ta vajab, on võimalik seda saada ja ta teab, et ta saab toetust juhul, kui tal ei ole veel ressursse. Näiteks ta tahab minna tantsuringile, ta küsib ema või isa käest ja need lubavad, laps läheb, laps õnnelik, areneb ja justkui kõik sujub hästi. Kui see pere nüüd ei funktsioneeri päris nii, nagu sina rääkisid, siis ma ei tea, me võime võtta mis iganes olukorra, kus ema ei funktsioneeri piisavalt hästi, tegeleb oma asjadega, võib-olla on autoritaarne näiteks isa suhtes või siis teistpidi isa on autoritaarne ema suhtes, siis sealt tekib samamoodi see alla neelatud ootus, et okei, kuna üks vanematest ei toimi selliselt nagu tunduks lapsele, siis ta võib võtta selle vanema koha iseendale, et ta hakkab ühe vanemast näiteks hoolitsema rohkem, sest talle tundub, et üks vanem on näiteks allasurutum. Et siin, mis iganes asjad siin võib olla, et hakkab ise ema asemel isale õhtuti süüa tegema või isa akna peal koju ootama või siis mingites olukordades ema kaitsma, astuma tema kaitseks välja, et need on need ootused, mis siis samamoodi laps võtab selles perefunktsioonis iseendale ja nendega ta läheb edasi. Nendega ta astub ellu ja seal ta võtab oma peres selle sama ülesande, et ta peab justkui kõik võimas olema ja kaitsma ja tegema kõike, et see pere toimiks nii, nagu tema näol see pere võiks toimida. Ja väga tihti on niimoodi, et see partner, keda see noor inimene valib, ta on sarnane kuidagi moodi vanematega. Et näiteks kui isa oli alkoholisõltlane, siis lapsel on see kaassõltuvuse muster ja ta võib olla suur tõenäoliselt, valib endale partnerid, kelle eest ka peab hästi palju hoolitsema ja palju anda. Ja siinkohal on mitu murekohti. Esimene murekoht, et laps ei ole õppinud oma vajadusi aru saama, oma tunnetest aru saama. See on üks asi. Teine asi, et laps ei ole õppinud, et saab tulla ja küsima abi või toetust. Ta isegi ei tea, et sellist asju eksisteerib. Ta ei ole kunagi seda teinud. Ja nii ta lähebki täiskasvanu ellu, et ta ei tea, mida ta vajab. Ta ei tea, mida ta tunneb, sest ta on nii harjunud vaadata, mis on väljaspoolt, et kas on turvaline, kas kõik on hästi, kas ema on rõõmus. Sageli ka sellistes peredes lapsed, kui me ennem ütlesime ema, isa ja üks laps, siis kui on näiteks 2 last, siis seal paljudel juhtudel võib-olla vanem laps võtab hoolitsemise väiksema lapse eest endale, siis need ootused ise endale, et ma pean suutma kõigest hoolitseda näiteks, on ju, et see ongi minu töö, kuna ma lapsepõlves hoolitsesin, siis nüüd täiskasvanuna samamoodi, et ma pean kõigega hakkama saama. Vanema rollid võtame ka ise endale. Ja teraapiatekond ongi, et me kõigepealt mõtisklema välja, teeme sellist kaarti, et missugu ootuseid ma olen endale pannud ja hakkame natukene reaalsusega üle vaatama. Näiteks mina miski pärast ma arvasin, ma pean süüa tegema, sest ma olen naine ja naised peavad süüa tegema. Mingi hetk ma ei jaksanud rohkem ja ma ei teinud, sest oli depressioon, mul oli paha olla ja mitte midagi ei juhtunud. Ja siis ma sain aru, okei, kõik jäi ellu, ma tegelikult ei pea. Aga kuna see reegel oli nii sees, ma isegi ei mõelnud, et ma võiks mitte teha süüa. Ja mina ma mäletan lapsepõlves, minu ema kogu aeg koristas ja põhijutt oli see, et kogu aeg peab koristama. Siis mulle endale, ma arvan aastaid rääkisid, see on mu lemmiktegevus.
ma ei tea, kas see on nüüd täna, ma enam ei ole päris kindel, aga et mulle meeldib küll koristada, aga ma arvan, see on ka see, et seal on omajagu kontrolli. Ma tahan ju kontrollida ka neid ootusi. Et ega see ei ole ainult nii, et okei, mul on ootus, et ma olen midagi tegema ja tegelikult ükskõik, kuidas ma neid teen. Ei, seal on siis veel, et sa ise ju kontrollid, et see on ju piisavalt hästi tehtud. Ehk siis see, ma arvan, et kontrolli teema kindlasti on üks asi, millest ka me võime kunagi veel rääkida. Ma arvan küll, äreviku puhul. Ärevuse puhul on see kõige suurem kaitse. Väga huvitav teema. Ja. Aga ma arvan, väikese kirjelduse siis nende ootuste ja nende ootuste allaneelamise kohta, kuidas me nimetasime neid või kuidas integreerimise kohta. Nendest me väikse ülevaate nüüd andsime. Ma isegi kutsuks kuulajad, kui teil on vähemgi aega võtta pliiats ja vihik või pastakas ja vihik ja kirjutada endale kõigepealt enda rollid, näiteks ema. Ja siis kirjutada üles, et milline ema ma pean olema. Ja siis, kui sa neid nimekirju teed, mitu lihtsalt vaata ühe paberi peal, et kuidas tundub, kas on realistlik. Või oled sa kõik võimas. Aga aitäh kuulamast. Aitäh, head aega!